Tere õhtust, teid on nii palju, väga tore. Me oleme täna kogunenud siin selleks, et rääkida raamatutest, sest on käimas Eesti raamatu aasta ja mitte ainult raamatutest, vaid ka lugemisest. Ja meil on selline eripärane formaat Eesti Rahva Muuseumis, et meil on vestlusõhtute sari, kus kohtuvad omavahel inimesed, kes mõlemad armastavad küll lugeda, aga pole varem omavahel kohtunud. Ja täna on meil selle sarja teine kohtumine ja meil on külas vaimulik Annika Laats ja siis julgeolekuekspert Rainer Saks. Kuna nad on inimesed, kes on oma elus palju teinud, eks nad siis ütlevad, mis nad veel on teinud, mis tiitleid võiks neile lisada. Aga räägime siis raamatutest, mis on teie elus tähtsad. Aitäh. Tere õhtust. Siin istudes tõepoolest Rainer Saksaga oleme mõned laused nüüd juba elus vahetanud. Meenus mul minu keskmine tütar, kes elab Berliinis ja ütles mulle mõned aastad tagasi kuidagi nõnda moodi, et Berliinis, kui inimesed tuttavaks saavad omavahel, siis nad mitte kunagi ei hakka kusagil baaris või kohvikus rääkima sellest, kellena nad töötavad ja kus linnaosas nad Berliinis elavad. Mina maigutasin suud, küsisin täiesti juhmakal kombel, et oota, aga millest te siis räägite, kui te ei räägi, kellena te töötate või kus te õpite. Ja see on andnud mulle palju mõtteainet ja ma olen aru saanud, et tegelikult on tohutult tore ju tutvuse alguseks rääkida raamatutest. See on huvitav, see pealkiri, tänase õhtu pealkiri, elutähtsad raamatud. Meil ei ole palutud rääkida oma lemmikraamatutest, vaid elus tähtsatest raamatutest. Ja kui Piret seda mulle mõni päev tagasi niimoodi seda pealkirja telefonikõnes veel mainis, siis ma mõtlesin, ma vaatan hoopis teise pilguga seda, mida ma siia nüüd kaasa võtan ja lähen algusesse tagasi. Praegu selguski nõnda, et Rainer ei saanud minna oma lapsepõlve raamatute juurde, sest ta oli neist eemal. Mina olen kiivalt oma lapsepõlve raamatuid kõik läbi kogu elu endaga kaasas kandnud ja mul oli lihtne, ma pidin lihtsalt kõrgematele riiulitele ronima ja hakkan sealt pihta. Ja me saime juba teada, et me oleme üsna samas vanuses. See on raske uskudagi, nii on jah. Siis on nagu see põnev koht, eks ju, tüdrukute poiste lugemised ja nii edasi, just. Sama aeg. Seda me saame teada. Just, ja no kuulge, Pullerbi lapsed. Täitsa huvi pärast küsin, käsi püsti, kes on lugenud? Massiivselt eestlased on Astrid Lindgreni peal üles kasvanud. Ma mõtlesin, kas ma võtan Pipi Pikksuka, sest too oli tegelikult esimene raamat, mida ma elus lugesin. Aga too oli nii kapsaks loetud, et mul on juba mingi uus ja siis veel uus, sest vahepeal on lapsed kõik ju lugenud ja nii edasi. Aga Pullerbi lapsed osutus, et ma olen seda kleepinud kokku siit ja sealt poolt ja kõik mu. Ma arvan, et see on mul üsna peas. Et kui ma praegu jõudsin käia enne ära Rannarootsi näitus ekskursioonil ja juttu tuli rannarootslaste jõulupühade aegsest riisipudrust ja arutati, milline see oli, siis nii nagu Pullerbi lastes oli riisipuder, eks ole. Rainer, kuidas sinu ja Astrid Lindgreni suhe on olnud? No ma arvan üsna sarnane, sellepärast eks nõukogude ajal oli ilmunud raamatute puhul oli ka see, et see valik oli natuke teistsugune kui tänapäeval ja kõiki raamatuid mul ema-isa ka ei ostnud, ütleme niimoodi, mis ilmusid, et kui te mõistate, mis ma öelda tahan. Nii et loomulikult Lindgreni raamatuid oli kodus palju, neid ma lugesin läbi. Ja neid tahaks nagu hakata ümber jutustama seegist tollaegse lapsepõlve juurde vääramatult. Mis su lemmik oli nendest? No ma lugesin neid ka natuke erinevas vanuses ja selles mõttes ikkagi, kui nagu mõelda ennast nagu sellesse teismeelsesse ikka, siis ikkagi võib-olla see Pipi lugu oli nagu selline, mis jäi nagu kõige ehedamalt meelde, sest ta oli piisavalt absurdne ka, et ta ei olnud nagu lihtsalt nagu ta on nagu piisavalt absurdne lugu, sellepärast ta köidab nagu ja sanna fantaasiale ruumi. Et sellepärast ta võib-olla on nagu natuke teistsugune nendest Lindgreni lugudest, mis on nagu. Aga ajastu mõttes ma arvan, võib-olla see Pullerbi lapsed oli isegi nagu olulisem natukene, et see on natuke sotsiaalsem või ütleme kuidagi ta on nagu, annab nagu rohkem dimensioone. Nii et, aga mina näiteks pean tunnistama, et ma nagu Lindgreni võib-olla nagu raamatutega kõige rohkem isegi nagu ei
või ütleme, see oli juba nagu teadlik lugemine, aga sellele eelnesid mingid täiesti juhuslikud asjad, mida sa raamaturiiulist võtsid ja mis jäävad nagu eluks ajaks meelde, olid mingid ka täiesti naljakad asjad takkajärgi ja väga naerma oli see mingi Aatomiku lugu oli, kui keegi mäletab. Sealt olid mingid niisugused väga lihtsakoelised luuletused ja niisugusele lasteaia aegsele lapsele on sellel nagu mingisugused, nagu jääb meeld, midagi teha ei ole. Et ma ei tea, võib-olla mul on muidugi, ma tunnen teatavat aukartust, et kui Pipi oli sinu esimene raamat, mida sa lugesid. Oli, jah. Ja Pullerbi lapsed oli mu, täna siis ei öeldud seda, nii praegu öeldakse lapsepõlve trauma, sest ma mäletan, et ma lugesin seda teab mitmendat korda ilmselt juba ja ühel hetkel mind tabas, õnneks oli see keset suve. Pullerbi lastes oli lause ja nagu me kõik teame, siis jõuluvana ei ole olemas. Ja ma mäletan, kus vanavanaema toas või kus ma seda lugesin, sest see tabas mind nagu välk ja ma tõmbasin liistule oma ema ja venna ja kõik ja ma mäletan senimaani, kuidas nad keerutasid ja vingerdasid ja püüdsid nagu kuidagi sealt ikkagi puhta nahaga välja tulla, aga ei tulnud. Siis tänu sellele ja see oli juba tükk aega enne kooliga. Aga Rainer, kas see raamat Erich Kästneri veel üks Lotte ütleb sulle midagi? Ei ütle, seda ma ei ole lugenud. Võt ma arvan, et see on tüdrukute raamat olnud, ehtsalt tüdrukute raamat. Mind pärast väga hiljem täiskasvanuna olin ma väga hämmingus, et Erich Kästner on kirjutanud mitu muud raamatut ka, mis olid väga teistsugused, nagu ikka täitsa täiskasvanute raamatud ja enne teist maailmasõda siis Saksamaal, eks ju. Aga see on üks mu, tegelikult see oli lapsepõlve lemmikraamat. See oli täiesti, ma olen siia joonistanud neid kaksikuid ka, Luiset ja Lottet, kui te mäletate, siin on täiesti see. Seda on nii plekiline ja ma arvan, et see oli mul peas. Ma lugesin seda igas asendis tõenäoliselt, toidu juurde ja köha rohuplekid kindlasti on seal juures ja mis kõik. Nii, ma lähen nüüd kappan veel natuke lapsepõlve. See nüüd on täitsa ka lemmikraamat. Victor Hugo Cosette. Kas te seda sellisel kujul olete lugenud? Lihtsalt ainult Cosetti. Kuulge, midagi lumbavamat ei saa olla. Need Erika Esopi joonistused, Simaškopi joonistused siin sees. Ja see, kuidas, kui imeline see oli, et nad suutsid seda niimoodi, et nad võtsid ühe lõigu siis sellest Victor Hugo üljatutest välja. Ja milline... No mis ma siis ütlen, isutekitaja, appetizer see oli. Ja ma käisin ja vaatasin riiulis neid 3 köidet hüljatuid ja küsisin ema isa käest, millal ma võin, ma tahan teada, ma pean teada saama, mis edasi sai, kuhu nad läksid niimoodi, et see imeline kingitud nukk kaenlas ja see võrratu härrasmees, kellest mitte midagi seal raamatus välja ei tule, kes ta on, kuhu nad lähevad, nad lihtsalt lähevad. See on peaaegu et parem kui kogu hüljatud ise ausalt öeldes. Tõsi, hüljatud sai hiljem ka teismelise eas. Mu lemmikraamatuks ma ei võtnud seda kaasa, ma kirjutasin sealt ümber, vaata ei saanud pildistada, ei saanud midagi kusagil, eks ole. Ma kirjutasin hüljatust kaustiku täie lõike välja, sest see oli mul... See on nagu tundub küll uskumatus. Aga kas hüljatud, ma ei mäletagi, kas ta oli kooli ajal kohustuslik kirjandus ka või? Ei olnud. Kes siis selliseid häid asju lugeda andis meile? Mõtle aasta siis oli 80 ju. Õigus Jumalamaa kirik oli vist ju koht, oli kohustuslik, mis ei ole tegelikult halb raamat, kui niimoodi jätta need mõned lõigud selle vahele. Aga muide sellest hüljatutest oli eraldi separee, oli välja antud, oli ka see Gavroche. Lugesid sina seda või? Mina, mul oli see kodus lihtsalt jällegi nagu, ega tollal nagu väga palju raamatu valik kujunes 2 allikast minu jaoks. Ma kasvasin selles Pärnu linnas ja mul ema üldiselt kippus ostma võrdlemisi palju raamatuid. Ja siis tegelikult see oli siis nagu see üks koht, et enne kui nagu ise sai hakata raamatupoes käima midagi sealt ostma. Aga teine oli see, et ma ikkagi läksin väga varakult, ma pakun 2. või 3. klassis, tegin ennast raamatukogu lugejaks ja seal olid väga armsad naisterahvad tööl, kes aitasid, juhendasid, sokutasid midagi, soovitasid. Ja siis nendel sellelt põhjalt see tuli, ega see mingisugust nükest väga muud teadlikku kujundamist ei olnud. Nii et see Gavroche oli lihtsalt ka selline separee, mis oli kodus olemas ja see on ka tegelikult, ma mäletan, et ikkagi avaldas ka väiksele poisile muljet. Ja hüljatud ma lugesin hiljem, ma pakun, et ma ei tea mäleta peast, kas põhikooli lõpus või keskkooli alguses. Et see on muidugi niisugune ka raamat, mida sa ikka pikka aega lugeda. Aga ma olen hiljem filmi vaadanud ja ma pean tunnistama, et võib-olla
filmina on seda võib-olla kergem omandada või ütleme seda lugu. Et tänapäeval eriti, ma kujutan ette, et see on, tegelikult filmid on need päris hästi tehtud, mis nende hüljetute kohta on, et sealt tulevad võib-olla need karakterid nagu reljeefsemalt esile, mida raamatus sa pead ise endale ette kujutama, see on pikad kirjeldused ja teinekord kaob see mingisugune jutulõng vahepeal ära või mingi liin, mis seal oli. Minul on nad küll, ma tean neid juba, ma oskan silme ette neid manada, ma sain selle raamatu ikka nii mälusin ta läbi teismelisena ja ma olen kuidagi nagu hämmingus, kui ma kohtan inimesi, kellele see üldse midagi ei ütle või kui ma hakkan sealt rääkima Abest ja küünlajalgadest ja Jean Valjeanist ja tema muutumisest ja siis on meil Leeris näiteks Leerikoolis täiskasvanud, kes üldse ei resoneeru, siis ma olen kuidagi natukene õnnetu, et nagu tahaks, et kõik jagaks vaimustust, eks ju, seda armastust. Aga mina küsiks, et vahel enne, kui me lapsepõlvel joonele tõmmanud, kas sa Kevadet lugesid enne või nägid filmi enne? Tean täitsa vastuse võlgu. Ma olin väga väike, väga vilets telekavaataja, ma ei ole kunagi eriti telekat vaadanud lapsepõlves ka mitte, aga muidugi ma tean filmi. Aga see raamat oli meil ka nagu kogu aeg olemas. Selline, ma ei oska sulle vastata, aga sinul on sellega mingi mõte? Ei, mul ei ole tagamõtet. Ma täitsa siiralt küsin, sellepärast, et Kevadet ma nägin ennem selle nii-öelda filmina, eks, ja siis pärast lugesin. Ja minul on nendest tegelastest väga selge filmilik ettekujutus. Ma saan sellest täiesti aru. Sest näiteks ma vaatasin nagu ma olen rääkinud oma vanemate tuttavatega, kes on vanemast põlvkonnast. Nende jaoks oli ettekujutus väga palju sellest, mida tegid Ervin Abel ja Laval ja selle tõttu need karakterid on erinevate põlvkondade jaoks tihtipeale väga erinevate piirijoontega. Ja see on niisugune huvitav fenomeen, et tegelikult kui seda lugeda nagu tabula rasa, siis see raamat ei jätta sulle hoopis mingi teistsuguse mulju. Aga me vist eestlastena enam ei oska. Ei saa, see on läbi ja see on kõik. Aga mina seda Ervin Abeli, ma olen ainult fotosid näinud sellest lavastusest, see oli ikka vist enne kui ma teatrisse. Mina seda näinud ei ole, aga minu jaoks on Ervin Abel ka hoopis teistsugune inimene, et paljude jaoks ta on lihtsalt kiir. Minu jaoks ta absoluutselt ei ole kiir, sest mina teda kiirena elus näinud ei ole. Ja me kõik teame, et Margus Lepa on kiir. Ja kõik me teame, et Margus Lepa on kiir. Mul on tähest väga kahju selles mõttes. Ma jõuan vaikselt, ma luban, ma varsti lahkun lapsepõlvest, aga toon sisse, ma ei tea, kas sul on ka mõni luuleraamat kaasas? Ei ole, sellepärast, et luureraamatud olid nagu sellised, mis minule niisugust nagu väga sügavat ja püsivat jälge ei jätnud, aga minu jaoks olid luuletused rohkem ülikooli ajast ja sellised, mis on need, mida Alliksaar läheb sinna poole. Aga see oli pigem nagu seltskonna teema, mitte otseselt lugemise, ise kodus lugemise teema. Meil oli kodus luulet vähe. Siin võib olla ka üks põhjus see, et mul isa on tartumaalane, ema on ungarlane ja meil nagu seda Eesti luulet väga palju ei olnud. Ja minu jaoks luule oli lapsepõlves nagu mingisugused mingid lihtsad salmid seal, mind üldse lasteluule, absoluutselt lasteluule, ma ei saanud aru, miks seda peaks lugema, eks. Polegi nagu ei toimugi midagi ja ei jõuagi kusagile. Ja siis oli see bioloogiatund, ma arvan, umbes 5-6 klass, 6, ütleme lepime kokku, et 6 klass Tallinnas Mustamäel ühes koolis ja botaanika pidi see olema, siis ei olnud ju bioloogiat veel. Ja mu klassivennad laua all lugesid midagi. Kuule, kui klassivennad laua all midagi loevad, siis on see ju põnev. Ja mul õudselt hakkas huvi pakkuma, mis asja nad loevad. Nad lugesid Artur Alliksaare luulekogu. Ja ma sain selle nende käest siis laenuks. Ma olin jahmunud. Päriselt. Sellised luuletused on olemas. Midagi, see oli niivõrd jahmatav, lummav, võimas kogemus lugeda peale, Helleniit, imearmas, eks ju. Aga kui see nagu kogu luule, mida sa lapsena lugenud oled ja siis hakkab nagu esimene, mis jõuab su kätte, on Artur Alliksaar. Võib-olla ma olin Juhan Liiv enne natuke ka lugenud tegelikult. Aga see oli vappustav ja mul ei olnud seda ju kodus. Aga siis ma hiljem olen selle Hoiu raamatukogust omale saanud, siin on sees, mina ei tea, umbes nii, et Kuusalu raamatukogus maha kantud või kust iganes see on. Nii et ma leidsin kodust, mul on seal nüüd palju Alliksaart, aga ma leidsin ka tolle väljaande, mis siis oli minu esimene luule, see oli rabav elamus.
ja noh, see armastus ei ole üle läinud ja on laienenud luules ja mul on nii tore, et mul on hea meel, kui mu tütreid tabas seesama Alliksaare vaimustust. See on kihvt lugu, kui sa avastad, et su lastele lähevad samad raamatud korda või et nad saavad aru. Ja, ma isiklikult härra Alliksaarega kokku puutunud ei ole, aga ma lävisin mõnede, need ka inimesed on kahjuks siit ilmast lahkunud, aga mõnede tema väga lähedaste sõpradega 80. aastate lõpu, 90. aastate alguses Tartus või ka 80. aasta keskpaigas seal. Ja see oli tegelikult, need lood on tõesti väga huvitavad, aga neid nagu ma ei ole nagu pädev või nagu mul ei sobi niimoodi hakata ümber jutustama, aga mul on nagu luulega oli mul üks niisugune vau-efekt, et nagu üldiselt kippus olema niimoodi, et kooli ajal luule oli nagu kohustuslik kirjandus, mida tuli lugeda ja meil ju sunniti toona klassis seda veel deklameerima. Ma olen väga halb deklamaator ja see nagu ei teinud nagu seda luuletuste lugemist kergemaks, ütleme niimoodi. Aga kunagi oli niisugune komme, et kirjanikud käisid hästi palju koolides seal 70-ndatel, kui ma olin algklassides, siis tuli kooli Ando Runnel. Tol ajal noor mees, siukses lühikeste varrukatega särgis on meelde. Ja siis ta korraga hakkas lugema luuletust mingist mehest, kes läks ETK välja, et osta skalpelli. Ja see oli nii teistsugune, et siis olid ikka lapsed olid täiesti pöördes. Et sest meie jaoks oli luule oli siuke hästi raskepärane, eks siuke tõsine ja seal peavad olema mingi paatos pidi tihti peal olema. Aga tema tuli luges, nagu, ta loeb ju niisuguse monotoonse häälega, nagu te teate ilmselt, et mitte nagu väga niimoodi deklameerides. Ja see oli nii teistmoodi, et see jäi meelde. Sa käisid väga heas koolis. Meil ei näidatud mitte ühtegi luuletajat. Meil oli kirjandusõpetaja hiljem, enamus aega oli Vaiki Keskküla, kes oli suur teatrifänn ja siis ta ikkagi üritas meist inimesi kasvatada ja viia sageli ka teatrisse, nii et selle tõttu meil nagu pigem oli selle poolega oli seda kokkupuudet nagu rohkem. Nii, ja ma jõuan kohe täiskasvanu ikka. Ma pean nüüd sa siin jõudsid küsida mu käest, et millal ma ülikoolis käisin või mis ma õppisin. Ja üks raamat on nüüd sellega mu eluloos nüüd seotud. Nagu te saate aru, elutähtsad raamatud, eks ole. 88 aasta tulin mina õppima pediatriat, tollal võeti lastearste veel ülikoolis vastu, nii et saidki kohe pediatriasse astuda ja see oli olnud minu umbes selle Pippi Pikksuka lugemisest saadik ja Pullerbi lugemisest saadik minu kindel teadmine, et minust saab lastearst. Ja 1,5 aastat marulist õppimist, Nooruse tänava ühikas elamist ja õppimist ja Toomemäele ja Toomemäelt alla ja üle kogu ka Tartu laialt tänavalt Tähe tänavale. See oli täiesti maraton, mida me jooksime tollal nende erinevate õppehoonete vahel. Ja ma ei jõudnud lugeda raamatuid. See oli täiesti õudne. Ma ei jõudnud lugeda raamatuid. Mul läks 1,5 aastat niimoodi mööda, et ma ei lugenud ühtegi raamatut, kus juures ma olin kogu eelneva elu nagu päevast päeval lugenud. Ja see oli nagu kõrb. Ja siis tuli teise kursuse poole peal sess. See oli vist üks ülikooli, mis oli hullemaid sesse üleüldse, anatoomia, füsioloogia, riigi eksamiteks, tollal neid nimetati ja kõik. Ja kohutavalt raske. Ja mul oli pinge nii nagu peal, et ma võtsin vahepeal ja lugesin raamatuid. Ja see oli John Fowlesi Prantsuse leitnandi tüdruk oli üks raamat ja teine oli, ma ei hakanud kaasa võtma, see oli lihtsalt nagu üks verstapost sellel teekonnal, oli Jaan Krossi Vikmani poisid oli just ilmunud. Ja ma lugesin ja ma olin nii õnnelik, et ma saan lugeda. Mul on raamatud, see lihtsalt jäi selle verstapostina meelde tollest talvest, sest ma olin nagu otsa jäämas mitte lugemisest, raamatute mitte lugemisest. Ja peab siis ütlema, et tegelikult sealt hakkas ka see teekond, et ma võtsin arstiteaduskonnast akadeemilise. See oli aasta siis 90, avan kõik uksed lahti. Tartu Ülikooli raamatukogus ilmusid välja suletud raamatud ja ma avastasin kõike seda, mida ma ei tea. Enne seda jõudsin ma teha, see on nüüd üks naljakoht. Meil oli viimane aasta, kui me õppisime NLKP ajalugu. Aga NLKP ajalugu oli nii jaburas seisus aastal 89-90, et minu
seminaritöö NLKP ajaloos oli Eesti Vabadussõja ajaloost. Kas see nagu on see nagu tunnus sellest, kui napakas aeg see oli, eks ju, et veel vaene õppejõud, vanaproua pidi meile õpetama ja kirjutasimegi, konspekteerisime neid NLKP konverentse, aga tal oli nagu käed juba püsti ja me võisime mida iganes teha ja raamatud olid kõikidest nendest hoidlatest välja tulnud. Ja ma kirjutasin, esimest korda lugesin, mis asi oli vabadussõda, mismoodi see oli, tegin hiiglasliku kursuse töö ja vaene NLKP ajaloo õppejõud lihtsalt noogutas ja pani mulle hindeks NLKP ajaloos 5. Ja siis ma sain aru, mida kõike ma ei ole lugenud ja võtsin akadeemilise ja siis ma enam sinna ülikool, tähendab sellesse teaduskonda enam tagasi ei jõudnud. Siis neelas mind kõik muu. Ja nüüd ma annan sulle, võta hakka nüüd saa, mul on juba pooled raamatud ära räägitud, mine asu sa nüüd oma raamatu Virna kallale. Nojah, ma ütlen ka nüüd nagu selle ploki nagu lõpetuseks, et tegelikult ma imestanud takkajärgi, kust mul oli see aeg, et keskkooli ajal lugeda. Ma käisin trennis ka muidugi, nagu kõik tollal käisid, aga kuidagi selleks lugemiseks palju aega. Mulle tundub takkajärgi, et ma õppimisele väga palju aega pühendanud, ma rohkem nagu lugesin. Aga selles mõttes ma olen täiesti päri sinuga, et Tartu Ülikoolis õppides saabus see pöördepunkt, kus korraga ühel hetkel läksid erifondid lahti. Ja see vist oli 89 lõppu, 90 algus. Ja see oli hoopis teine Tartu Ülikooli raamatukogu, kuhu sa sisse astusid. Ja see oli hoopis teine maailm, mida sa said hakata nagu lugema. Ja tollal oli see eelkõige tähendas seda, et sa said ligi nendele Eesti Vabariigi aegsetele raamatutele. Sest kaasajal mujal maailmas välja antud asju oli ikkagi väga vähe. Need olid kallid, ülikooli jaoks olnud ka nõukogude ajal ja neid oli ostetud seal mingi eriloaga väga üksikuid eksemplare ja ma mäletan seal veel mingid lugusid oli, et kui kellelgi oli mingid raamatud vaja, siis tuli kuskil Leningradist või Moskvast tellida, aga see selleks. Ühesõnaga see maailm pööras Eesti pea peale ja saksid lugema hoopis teisi asju. Muidu ma ülikooli ajal lugesin väga palju ilukirjandust, ütlen ausalt, peale seda ma pole ilukirjandust peaaegu üldse lugenud. Väga üksikuid asju, väga valiv olnud. Et ilukirjanduse loole joon alla tõmmata, siis ma võtsin kaasa ühe niisuguse raamatu, mis on natukene teistsugune. Just siis, kui need raamatud läksid vabaks, neid oli saada. See on Dovlatovi raamat, mis on hiljuti välja antud, aga ma ei taha nagu sellest konkreetsest raamatust midagi rääkida. See on väga hea raamat. See on väga hea lugemine, seda ma olen hiljuti lugenud nüüd. Aga ta sümboliseerib seda lihtsalt mingisugust klastrit minu jaoks on see vene kirjandus, mida nõukogude ajal ei eksisteerinud ja on võimalik kätte saada ja mind nagu väga paelub selline 20. aastate ja enne revolutsiooni 20. sajandi alguses ilmunud ja siis nüüd ka hiljem 90-ndatel kirjutatud vene kirjandus. Ma hakkasin seda uuesti otsima ja lugema sellepärast ma sain aru, et ma ei mõista enam Venemaad, mul oli seda töö pärast vaja ja siis ma avastasin, et seal ilmub tänapäeval ka ikkagi väga suurepäraseid teoseid. Ljudmilla Ulitska ja mitmed teised autorid, mida on ka Eestis avaldatud. Ja kui sa neid loed, siis nagu ühtepidi jääb see natuke masendusse. Aga teistpidi nagu need kirjanikud ikka kirjutavad, nad oskavad masendavatest asjadest ka nii kirjutada, et vahepeal on natukene helgemad hetked ja on natukene lõbus või kuidagi, et nagu see selline mitmedimensioonilisus selles vene elus tuleb välja. Ja siis ma tahtsin tuua veel ühe näite kaasaegsest vene kirjandusest, mis võib olla nagu politoloogilises mõttes väga, väga oluline. On üks teos, mis on Valeri Pauritškin on ta. Ma arvan, et see autor ütle mitte kellegile mitte midagi. See on raamat Rubljovkast. Ja sattus ka mu kätte nagu rohkem nagu juhuslikult, ma ostsin nagu ära. Aga see on nüüd nagu lugusid siis sellest Moskva lähedal on selline asula, mida kutsutakse Rubljovkaks ja kus elavad siis või kuhu on koondunud arvestatav osa siis Venemaa oligarhidest ja poliitilisest eliidist ja siin on need lood sellest, kuidas nad sinna tekkisid, kuidas nad seal oma esimesed majad ehitasid, kuidas see kõik kasvas. Aga mis on selle raamatu puhul? Muide selle Rubljovka kohta, mis tahtsin öelda, on see, et kui te vaatate Google Mapsi, siis seal on võimalik Moskvat ilusti vaadata, aga Rubljovka kohal on alati pilv, et seda ei ole võimalik ka Google Mapsis nagu vaadata, et see nagu näitab, et millist privaatsust need inimesed tahavad. Mis on tähtis on see, et nendes lugudes siin on tegelikult Venemaa kaasaegse süsteemi nagu
niisugused inimlikud toimemehhanismid. Ta ei kirjelda nagu sellest, kuidas Venemaa seadused elu korraldavad nii väga, kuivõrd seda, et kuidas inimeste omavahelised suhted selles praeguses režiimis nagu toimivad ja kuidas nagu läbi nende suhete kogu see poliitiline süsteem toimub. Et on lõbus lugemine, teistpidi väga mõtlema paneb. Siin on väga traagilisi lugusid, aga ta on väga hea politoloogia õpik nagu selleks, et kui ei taha ennast murda mingisuguse kuiva akadeemilise tekstiga, siis see on umbes, nagu 12 tooli aitab lugeda sellist nõukogudeaegse ühiskonna või tabada niisugust nõukogudeaegse ühiskonna olemus, siis see on nagu sellises tänapäeva formaadis natuke täidab seda niši. Nüüd mina jälle annaks seda sinule omakorda. Meil on juba kui järgmine korda vaja lemmikraamatutest rääkida, siis me võime punasest sarjast ilmselt rääkida, punasest romaanist, sest täpselt samamoodi vene autorid seal ma väga naudin, väga naudin. See oli nüüd viimane, mis ma lõpetasin. Tore, et ma ei suuda autori öelda naisterahvas, kes läks Venemaalt ära Kasahstani elama Eisensteinist. Oled sa seda lugenud? Hea Paks Telliskivi, siis režissöör Eisensteinist romaan ja rohkelt häid vene autoreid, keda ma sellest sarjast väga armastan. Kusjuures samamoodi just 20. 30. on tegelikult see teise maailmasõja eelne, mis räägib üsna palju, sest see, mis räägib juba praegusest ajast Venemaal, on ju ka sealt häid raamatuid. On nii õudne. On küll kohutav. Ma loen seda, aga need on mõned sellised pildid silme ees, mis võib-olla õudusunenägudest tulevad, et see karm reaalsus, mis praegu seal on. Ja. No näed, ja mina ikkagi olen natuke veel selle ilukirjanduse lainel, ma loen hästi palju ilukirjandust. Võib-olla siis üks raamat, mis ikka kõlgub ju peaaegu sellise lastekirjanduse piirimail, ometi mitte. Ma üldse vaatasin oma raamatu valikut, et kohutavalt lapsemeelne ei ole suureks saanud veel. Erik Emanuel Schmidt, Oskar ja Roosamamma. Lakooniline, imeline raamat. Vähel ma mõtlen oma vaimulikku tööd tehes, et ma võin ju rääkida palju, aga mõni raamat, mõni teatrietendus annab selle jumaliku või ristiusu, selle keskse sõnumi, armastuse sõnumi palju lakoonilisemal, võimsamal kombel edasi kui minu 10 või 20 jutlust. Ja ma arvan, et see Oskar ja Roosamamma on üks selline vähihaigest poisist. Ja Roosamamma, see on Indrek Kohvi tõlgitud, mis tähendab, et see on väga hea tõlge. Aga see Roosamamma, on niisugune pealkiri, nagu ta on põhimõtteliselt ühest imelisest naisest, kes teeb natuke võib-olla seda tööd, mida mina lastehaiglas hingehoidjana nüüd võiksin teha. Aga ta teeb seda nii, et see Roosamamma on mulle eluks ajaks, ma arvan, selline eeskuju, millele ma kunagi järgi ei jõua. Ja see on selles mõttes, eks ju, nagu elutähtis raamat, et see on üks osa mu elust. Homme pean ma olema kell 8 lastehaiglas tööl ja pool päeva olen ma kindlasti sellest onkoloogia ja hematoloogia osakonnas, laste osakonnas. Ja siis ongi see raamat üks niisugune, mida ma hoian omal kusagil mälusopis. Ja seda on nii toredasti, väga mitu korda on seda nüüd ka teatrid lavastanud. Mina nägin toda, kus Üllar Saaremäe mängis Oskarit ja Ines Aru mängis Roosamammat, aga kui ma nüüd ei eksi, siis on Üllar Saaremäe seda ise nüüd uuesti lavastanud. Ühesõnaga jälgi. Seda varianti ma näinud ei ole, aga üsna imeline. Schmidtil on muidki väga häid raamatuid, mis eesti keelde tõlgitud. Kahtlemata. Soovitan. Ja kindlasti on kes seda tõlkis? Indrekov. Indrekov, jah, on kindlasti väga hea tõlkija. Aga mina, olles Indrekuga päris hästi tuttav, ta on ka Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi lõpetanud, kus mina töötasin õpetajana mõnda aega, kuigi ma konkreetselt tema õpetaja ei olnud, aga läbim ikka. Et ma vastan sellele Pärnu perioodist veel ühe teosega, mis on Olav Esna, Pärnu bukinist, tuntud niisugune antikvariaadipidaja ja niisugune inimene, kes teab raamatutest kõike. Ma loodan, et ta on siiamaale jalul ja peab seda poodi. On niisugune Pärnu legend juba sealt 60-ndatest. Aga merelood vanast Pärnust, aga mitte see raamat jälle ei ole see kõige olulisem. Ma olen nagu Pärnus üles kasvanud inimesena. Mul oli minu vanaema isa ja see perekond on pärit Häädemeestelt.
siis Pärnust minna Riia poole, üks 40 kilomeetrit. Ja loomulikult nagu paljud teised ehitasid nad siis enne seda, kui tsaariaeg kokku kukkus, ehitasid endale purjelaevu. Nii et nad olid siis ka niisugused laevaehitajad ja meresõitjad natukene ja siis see vanaema talu oli täis igasugust nodi, mis oli seotud meresõiduga. Ja selle tõttu ma ka lapsepõlves lugesin väga palju, tohutult palju raamatuid igasugustest meresõitmistest, maade avastamistest nagunii, jaakohased ja siis ka neid vähesed raamatud, mis toona eesti keeles nagu laevanduse kohta niimoodi populaarses mõttes välja andsid, mitte nagu mingisuguseid raskekujulisi tehnilisi teoseid. Ja mul vist vanemad olid mõnda aega isegi natuke närvis, et ma tahan meremeks äkki. Aga see on tegelikult jätnud nagu väga suure jälje. Ma olen alati, mul siin mõned sõbrad ka, kellega ma mäletan, kui me Tartus õppisime, siis kõik olid nii veendunud, ei no siit Tartust me ära ei lähe mitte kuhugi. Et me ei koli mitte kuhugi ära, et Tartu on nii äge linn. Kahjuks on ikkagi tulnud ära kolida, aga siin me kõik oleme konsensusest, kui Tartus oleks meri, siis me elaksime siin. Aga kahjuks seda ei ole. Sul on rohkem. Jah, aga ma mõtlen, ma katsuks nagu tempot tõsta natuke, et kuna ma õppisin ajalugu, siis ajaloo teaduskonnas ma ikkagi hakkasin lugema asju, millest valdkonnast ma olen siia maale. Ja siis ma mõtlesin, et nagu mõned näited, mis võivad olla niisugused üllatavad raamatud, on Robert Bartlett on kirjutanud niisuguse raamatu nagu Euroopa sünd, mis käsitleb Euroopat aastatel 950–1350. Mitte väga, ajaloolaste probleem on see, et nad kirjutavad tihtipeale niisuguseid tekste, mis ei ole nagu väga, ütleme, nad ei ole kirjanikud. Tekstid ei ole tihtipeale kergesti loetavad, nad on kirjutanud neid tekste nagu üksteisele, mitte siis auditooriumile, eks. Ja see teeb nüüd raamatud niisugusteks raskepärasteks ja see raamat on üks paremaid raamatuid, mis aitab mõista seda, et kuidas nii-öelda see Euroopa ennast käima tõmbab seal umbes aastal 1000 ja räägib sellest, et kuidas Euroopasse tekib siis äkki korraga niisugune kiire areng ja seletab, millel see nagu põhineb. Siin on nii poliitikat, olmet kui kõike ja minu arust nagu selles mõttes üks paremaid teoseid, mis tabab nagu natukene seda, et milliseks see Euroopa, et kust saab alguse see Euroopa, mida me tänapäeval Euroopana tunneme. Et ta ei lähe liiga palju sinna kaugemale. Nii et see on üks niisugune huvitav teos. Ja ma võtaksin nagu samast ooperist veel ühe on siis minu jaoks oli vahepeal oli nagu selline, Annikal on siin päris piibel kaasas. Aga ajaloolaste piibel sel ajal, kui mina ülikoolis käisin, oli Läti Henriku kroonika. Ja selles mõttes, miks ma seda raamatut ikkagi kaasa võtsin, seda oleks võinud lihtsalt niisama mainida. Aga mis on ikkagi, nagu kujutage ette, nagu kaks meest, Kleis ja Richard Kleis ja Enn Tarvel. Üks meie viimaseid suuri latiniste, eks ju, ja teine niisugune suur ajaloolane on selle raamatu teeb väärtuslikuks see, et ta on nagu paralleeltekst ladina keeles ja siis tõlgitud eesti keelde. Ma ei oska isegi öelda, kas on kaasaegne eesti keel või ta üritab seda teksti koreograafiat jälgida, nagu see eestikeelne tekst samamoodi. Ja kommentaarid, mis on siin olemas, on varustatud tohutult paljude kommentaaridega ja on ka selgitatud selles ladina keeles tekstis esinevaid fraase, väljendeid ja kus need tulevad, kus need on pärit. See on tohutu töö. Ma ei tea, kaua need inimesed seda tegid, need kaks meest. Aga tol ajal ju arvuteid midagi ei olnud. Ja mulle näiteks meelde jäänud, et ilmus siin hiljuti see Eesti kohanimede mingisugune niisugune etümoloogia või mingi niisugune raamat, niisugune teabekirjandus. Seda 20 aastat tehti käsitsi ja siis keegi suutis sisestada andmed arvutisse, tegi selle poole aastaga valmis, et mida siis suur rühm inimesi nagu üritas kuidagi nagu vastavus ja kõik need seal kartoteikides need märksõnad, aga nagu see on täiesti fenomenaalne Eesti ajaloo teaduse nagu tipptooteid, et täiesti hilisemad tõlked, varasemad tõlked ei küüni sellele tasemele, hämmastab. Nii et selles mõttes, kui kellelgi on nagu huvi selle vastu, ma niisama ei soovita seda väga lugeda, sest ta nagu väga ajaviitmiseks võib-olla ei sobi. Aga kui selle vastu huvi on, siis ta on tõesti väga, väga huvitav teos. Nii et nüüd on
mina arvan, sinu kord edasi minna. Ma olen nüüd aru saanud, et sina õppisid ajalugu samal ajal siin ülikoolis, eks ole? Tuli välja jah, nüüd kogemata. Kas te ladina keelt ka õppisite või kui sa juba ladina keelt mainisid? Mul on piinlik öelda, et ma olen teinud ladina keele eksami, jah. Okei, siis ma lähen, tean, millega ma edasi liigun. Ladina keelt tuli õppida nii arstiks õppides kui ka teoloogiat õppides. Nii. Ja siis ma olengi nüüd jõudnud sinna, et ma õpin ka teoloogiat, eks ju, või nagu oma elus järgmiseni. Ja ma ei raatsin neid maha jätta, sest lisaks sellele, et raamatud on huvitavad, on nad mõnikord ka tohutult ilusad ju. Ja kas need ei ole mitte ilus, see pole mitte kaunis. Ja need on siis Martin Luther Werke, eins bis sechs, ühesõnaga, väike väljaanne, see oli kõige väiksem väljaanne, mis mul oli Martin Lutheri kogutud teostest, mida ma sain niimoodi kaasa võtta. Martin Luther on mulle hästi oluline teoloog olnud. Ma siin mainisin põgusalt seda, et isa Tartumaalt, ema Ungarist, 2 erinevat kultuuri ja tagatipuks tegelikult ka 2 erinevat konfessiooni. No eestlased loomulikult, igipõliselt luterlased olnud, eks ju. Ema reformeeritud kirikust, ma ei tea, paljud teavad Kalvinist ja nii edasi. Ja mina kasvasin pigem siis selles reformeeritud kiriku traditsioonis, sest emapoolne suguvõsa, seal oli kirikuõpetajaid enam-vähem reformatsioonini välja jutti. Ja kui ma siis täiskasvanuks sain, hakkasin nende asjade vastu huvi tundma, kui ma ise kristlaseks sain, siis paelus mind tohutult muidugi see, et mis nende 2 vahe on, mis nende sügavam vahe on. Ma olen ristitud reformeeritud kirikus, Leeris käinud Luteri kirikus, ma tahtsin mõista nende erinevust. Ja siis ma süvenesin Luterisse, tegin selle põhjal oma bakatöö, läksin selle põhjal edasi hiljem ka Helsingis oma doktorit Luterist tegema, aga ei saanud see doktoritöö valmis, aga Luterit sain ma lugeda hästi palju. Minust sai kirikuõpetaja ja siis ei saa, kui sa teed seda tööd korralikult, siis ei tee mingit doktoritööd, et seal on nagu see valikukoht tuli teha ja lihtsalt langes niimoodi liisk. Aga ma olen ma armastan Luterit, ma armastan saksakeelset teoloogiat, ladina keelt on saanud mitmel poolt, aga see jääb kõik ka selliseks natuke passiivseks, sest see igapäevane elu ja töö tuleb peale, aga see on kindlasti elutähtsate raamatute hulka kuuluv kogu. Jah, ja ma haaran siit samasse suunda, ütleme niimoodi, mitte küll samal teemal. Aga siin on üks raamat, mis räägib pühakute elulugudest ja mul oli tegelikult selline eriala, mida ma õppisin Tartu Ülikoolis, oli arheoloogia. Ja ma olen seda nagu mitu korda seletanud, miks ma arheoloogia valisin ja see oli ikkagi seotud nõukogude ajaga, sellepärast et nagu mina olen erinevalt sinust, ma olen õppinud ka EKP ajalugu eraldi ja NLKP ajalugu eraldi, et 2 niisugust silmi avavat distsipliini. Ja mõnes mõttes olidki sellepärast, et näiteks see NLKP ajalugu luges meile Jüri Ant, professor Jüri Ant, kes teda mäletavad, et ta oli väga aus ja otsekohane ja väga tore inimene ja tegelikult oskas ka, ma ikkagi suurem osa sellest kursust kuulasin juba siis, kui seda räägiti teistmoodi, aga ta ikkagi oskas sellest NLKP ajalust rääkida niimoodi tol ajal, et oli mida kuulata. Ja oli mitte huvitav võib-olla kogu aeg, aga vähemalt nagu ta suutis selle asja teha siiski nagu kuidagi moodi eluga seotuks. Nüüd põhjus, et mitte õppida neid punaseid aineid rohkem, ma valisin arheoloogia. Ja siis ma mäletan seda, et minu õppejõud, kõigi poolt palavalt armastatud Ain Mäesalu, kes kahjuks nüüd enam Tartu Ülikoolis ei tööta juba pikemat aega, vaid on Tallinnas, siis tema, kui ma olin selle otsuse talle teatavaks teinud seal paari oma kursuvenna, kes andis 4 Lenini tsitaati, mida sai seostada arheoloogiaga, et sa nendega saad hakkama ülikooli lõpuni. Aga ei läinud vaja õnneks. Aga jah, see oli põhjus, ma võtsin arheoloogiat, mitte nagu siis selle punaste ainetega tegeleda nii palju. Ja siis seesama professor, ta ei olnud professor toona, Ain Mäesalu, siis ütles mulle, et võtta üks teema, mida ei ole eriti käsitletud ja need on keskaegsed kabelid Eestis. Ja selle tulemusena ma tegelesingi 3 aastat, ma arvan, enam-vähem kirjutasin mitu kursutööd ja lõpuks ka diplomitöö
tegelesingi nende kabelitega ja tuulasin läbi kogu Eesti rahva, Eesti kirjandusmuuseumi, vabandust, kirjandusmuuseumi rahvaluule kogud. Otsisin sealt välja kõik, mis on Eesti rahva pärimuses kabelite kohta talletatud. Siis lugesin seda kirjandust nii palju, kui tol ajal oli. Ja no siis tulid mängu see, et lõppude lõpuks on ju võtmeküsimus on see, et need kabelid ei olnud niisama püsti pandud hooned, kus käidi seal palvetamas või vahest ka jumalateenistust peeti, et nad olid pühendatud mingitele pühakutele. Ja nad olid seotud kindlate tähtpäevadega siis kindlates kehelkondades, siis ma pidin nendele natukene ka selgeks tegema, mida need pühakud endast kujutavad. Nii et see konkreetne raamat ei ole oluline. Tol ajal seda ilmunud ei olnud selles mõttes, et ma seda sel ajal lugeda ei saanud. Aga eks ma siis otsisin nagu selle kohta siis kirjandust ja üritasin aru saada, et mis need pühakud üldse olulised olid. Ja mis on siis pidi ka natukene vaatama, et mis on siis need jäljed, mis on jäänud nagu tänapäevani. Aga see oli niisugune huvitav periood minu elus, et selle tõttu siiamaale, kui ma käin Eestis ringi, siis teinekord ühest teisest kolmandast kohast tuleb meelde, et et siin oli keskajal ju tegelikult mingisugune niisugune kabel või mingisugune muu püha koht, kus siis eestlased käisid oma nagu Luteri pastorid pärast ütlesid ebausu tembutusi tegemas. Kas sa käisid kühvlike ja harjake käes? Ma olen kaevamistel ka osanud, aga ei, me seda ei teinud. Ja tegelikult nüüd hiljem, nagu ütleme, on siis mingis 4-5 kohas on kaevatud, kus need kabelid on teada, et nad on olnud, aga need on niisugused suuremad ja olulisemad olnud, aga tegelikult oli ikkagi enamus külades oli mingisugune niisugune oma. Ta ei pidanud olema tingimata nagu kirikuhoone, aga siis kasvõi nagu selline, toona olid nagu need toomaristid nagu kutsuti ja mingid sellised, mida Indias võib näiteks praegu näha, nagu seisab, see on neid päris palju ja et on nagu niisugune omamoodi põnev teema, aga see läheb nagu võib-olla natukene liiga spetsiifiliseks. Aga näed, juba mitmes kokkupuutepunkt. Esimene oli punase romaani sari. Praegu ma pean siia ütlema vahel, et napilt oleks läinud, et me oleks kursuse kaaslasteks võinud saada, sest mul tuli 2 kiusatust selle pika lastearstiks saamise teekonnal. Üks oli kirjandusõpetajaks saada, sest mul oli gümnaasiumis vapustav kirjandusõpetaja ja mulle tundus, et see on midagi, millega saab inimeste elusid, noorte inimeste elusid nii puudutada, nagu nii see on nii mõttekas töö olla kirjandusõpetaja, et mul tuli korraks nagu ja teine oli millalgi varem, võib-olla seal 10-12 aastaselt mulle tundus, et arheoloog olla on kohutavalt põnev. Ja ma mäletan neid arheoloogia raamatuid, mida ma lappasin, see tundus mulle väga-väga võlu. Aga see läks mööda. Sul ka ma näen? Väga pragmaatilistel põhjustel, et kui sa tahtsid oma perekonnaga elada niimoodi, et sa ka raha koju tood, siis tuli 90-ndatel tuli teha valikuid ja mina töötasin siis koolis õpetajana, mis oli sel ajal ka oli mõttekam. Või ütleme, arheoloogiast lihtsalt raha läks ära sel 90-ndatel ja mul on mõned minu head sõbrad on siia maale arheoloogiaga tegelenud, võib-olla kes tuntumaid neist on Aivar Kriiska. Ja ma Aivaris ikka teen sügava kummarduse, et tema, ja ta ei ole lihtsalt nagu arheoloog, vaid ta on ikkagi sügavalt teadlane. Ja võib-olla tegelikult ma siinkohal näitan ka selle raamatu ära, kui sa lubad. Et Eesti ajalugu esimene köide. Selles mõttes, et vaadake, mida suudab üks põlvkond inimesi teha. Ja kui Nõukogude liiti on veel kokku kukkunud, aga oli juba nii-öelda vaba sõna maksvusele saanud, siis professor Sulev Vahtre Tartu Ülikooli ja tegelikult üks tuntumaid toonased professorid ja ka professor Piirimäe algatasid uuesti selle Eesti ajaloo koguteose kirjutamise. Ja Eesti Vabariigi ajal oli suudetud ilmutada 3 esimest köidet, siis sai Eesti aeg otsa, 4. oli käsikirjas, see ei jõudnud ilmuda, aga toona otsustasid, me kirjutame uuesti. Ja siis muidugi, mis annab nagu tunnistus sellest, kui targad need inimesed olid, kes selle otsuse tegid, nad ei hakanud sellest peale. See on kõige viimane köide, mis ilmus, see esimene. Ja teate, mis pärast? Aga sellepärast, et kuskil 80-ndates hakkas, 1980 aastatel, siis tuleb öelda, hakkas ajalooteaduses ja eriti just arheoloogia teadus hakkas peale suur revolutsioon. Ja sisse tulid sellised teadused sinna nagu keemia, geolokatsioonid, radarid, igasugused sellised tehnilised vahendid, mida varem ei olnud ja tuli geneetika.
Ja selle tõttu meie noored ja tol ajal natukene võib-olla ka radikaalsed arheoloogid, just Aivar Kriiska on nendest üks nagu sellised ja Marika Mägi on teine ja tuntumaid, leidsid, et tegelikult nagu sellises olukorras, kus nad hakkasid saama väga palju lisateavet meie ajaloo kohta, nad said aru, et see ajalugu hakkab muutuma. Et ei ole võimalik, ei ole mõtet seda kogu teost kirjutada ja siis kirjutada see varsti uuesti ümber. Ja niimoodi siis tehtigi ja see nüüd tõesti kirjutab Eesti ajaloo päris suures osas ümber. Tähendab see, mis teie koolis õppisite, ma vaatan siin nägude järgi umbes teatud eas inimesed, et see väga olulises osas enam ei päde. See on mitte valeks, aga ta on ikkagi siin raamatus suuresti ümber lükatud. Ja ma ütleks nagu selle kohta, et see on uskumatu töö, mida need inimesed on teinud. Ja see on suur seltskond, paarkümmend, 30 inimest, kes on seda 30 aasta jooksul või natuke rohkem teinud. Ja mõned nende vanemad kolleegid, kes on ka juba ammu meie hulgast lahkunud, on ka siin väga kaasa aidanud sellele. Nii et see on nagu selles mõttes ka üks selline näide, kuidas koos on võimalik midagi nagu väga, väga suurt nagu korda saata. Ja nende kiitsuks tuleb ka öelda, et see on loetav raamat. Seda võib lugeda. Täitsa nõus. Nii, kui ma võtan siis 2 järgmist siit. Paul Tillich, kui ma midagi teoloogi soovitaks eesti keeles lugeda, siis Paul Tillichit 20. sajandi, ma arvan, üks olulisemaid teolooge saksa päritolu, aga natsirežiimi eest läks ära USA-sse, kirjutanud osa asju saksa keeles, osa inglise keeles ja tema religioossed kõned. Tegelikult on need jutlused, aga ta mõistis seda juba tollal, seda inimeste sekulariseerumist 20. sajandil, mõistis seda, et nii paljud terminid on inimese jaoks võõrad. Ma eile hommikul olin koos ühe näitlejaga, Tallinna näitlejannaga, kes valmistub üheks kristliku sisuga teatrietenduseks ja me nuputasime tõlke üle, see on Ameerika tekst, et kuidas seal mingeid asju, mingeid repliike paremini tõlkida. Leidsime, et mõnda sõna peaks ütlema, et beliefs, eesti keeles uskumused ei sobi, et mingi jumala pilt või midagi. Ja ta ütles, et kui me ütleme jumala pilt, siis blokeerib vaatajal mitmeks sekundiks täiesti ära, kui ta sõna jumal kuuleb, et siis ta nagu ei kuule, mida me edasi räägime, et see sõna jumal suhtes on nagu väga paljudel selline võõristus. Ma arvan, et Tillich mõistis seda ka meie aja häda ja tema jutlused ja veelgi enam võib-olla tema hiljem välja antud nüüd julgus olla on väga lugemisväärsed tekstid. Mitte liiga kerged, aga liiga kerged asja ei olegi mõtet ju ometigi lugeda, eks. Et see julgus olla, Tillichi julgus olla, mida mul ei ole siin kaasas, sest ta on mul inglisekeelne, on, ma arvan, minu arusaamist kristlusest, kui lühidalt sõnastada, mida ma arvan, et ristiusk annab. Ristiusk annab julguse olla, julguse elada vabana ja julgena, kartmata elu ja kartmata surma. Väga palju on mind kutsutud viimasel ajal kõnelema ka sõjahirmust, hirmudest, eks ju. Ja minu jaoks nagu see taust või see on see usk Jumalasse, mis annab julguse olla, sest ma tean, et viimselt ei lahuta mind Jumala armastusest ei elu ega surm, ei kõrged ega vägevad, eks. Nii et see on üks hää raamat. Ja nüüd ma järgmise raamatu puhul, ma tean, Piret ütles, et see oli meil üks, mis meil kattus. Ja ma olin kindel, et sa võtad kaasa selles. Ta arvas, et ma tassin seda, eks ole, nagu lihtsalt oma seljas siin, et mis siin ikka. Nii, aga räägi mulle, miks see sul oli seal valikus? Aga sellepärast, et ma ei taha öelda, et ma nüüd hakkasin mingil hetkel nagu kuidagi piiblit eraldi uurima, lugema niimoodi, vaid see on tegelikult minu jaoks nagu pahupidi tee, et mind huvitas nagu need pühakud, eks ju, mitmed niisugused asjad, sa hakkad minema juurde poole ja natukene mind huvitas nagu see algkristlik, ütleme niimoodi ajalugu kui väga kokkuvõtte, et ma ei taha öelda, et ma olen teoloogiat uurinud, see on natukene karm, aga just need ka ketserlikud liikumised, millel need põhinevad ja kuidas nagu, mis on need põhiküsimused, et miks näiteks idakirikus on selline teoloogia, miks on nagu läänekirikus teistsugune, et mis see põhjus on, miks nad lahku lähevad. Ja see on lihtsalt Eestis on nagu see olukord, kus meile tuleb mingi osa ristiusu mõjutusi, tuleb eks ju lääne poolt, mingi osa tuleb ida poolt. Ja kui sa hakkad vaatama rahva pärimust, seal on nagu need jäljed on kuidagi ikkagi nähtavad.
arusaamades ja Lõuna-Eesti inimesed on mingeid asju näinud teistmoodi kui Põhja-Eesti inimesed ja nagu see on täitsa niimoodi aimatav või tajutav. Aga selle tõttu ikka loed piiblit ka, et ma ei ole nagu seda nagu piiblit kasutanud nagu teabeallikana nagu peamiselt, ütlen ausalt. Et selles mõttes on ta, ütleme, piiblis on väga vaimustavaid asju, väga palju, see on nagu omaette kultuuriline fenomen üldse. Et seda ei ole võimalik nagu mitte millegi teisega niimoodi võrrelda, sest seal on nii ajalugu kui ideoloogia, kui veel eetika, esteetika, väga paljud sellised asjad on nagu ühes koos ja inimene, kes seda nii sama loeb, siis tema jaoks võib selle väga vastu käib raamat. Et see võib tekitada väga palju segadust ka, ega see ei ole nagu tegelikult lihtne lugemine, aga ikkagi nagu neid evangeeliumi lugeda on ka nagu täiesti, nagu sa eriti veel üritad ette kujutada nagu seda tolle aja kontekstis, et mida see tegelikult tähendab. Et siis on ta ikkagi väga põnev, ütleks ma, et see on nagu selles mõttes inspiratsiooniallikana kindlasti väga olulisel kohal. Jah, mul on endal olnud elus aegu, kui ma olen piiblit täiesti janusena neelanud sellepärast, et ma muidu ei suuda, et mul on niivõrd eluliselt oluline ta olnud tõepoolest nagu mingitel keerulistel aegadel. Niimoodi, et iga sõna kõneleb, iga lause nagu täidab julgusega või mingi taipamisega, valgusega. Ja on aegu, kui ma loen teda pigem asjaliku pilguga, teades, et ta on Jumala sõna ja minu meelest leerikoolides ka üks põnevamaid asju on rääkida sellest, mismoodi ta on Jumala sõna, mismoodi on üks selline raamatukogulaadne tekst, mis on sündinud läbi aastatuhandete ja ei ole kirja pandud nii, et võtsin sulepea välja ja hakkasin kirjutama, eks ole, ma kogu aeg seda räägin nagu aastast aastasse koguduses ka, et mõelge, kuidas te seda loete, mismoodi on see tõde, seda kriitilist mõtlemist sinna juurde ja mitte alavääristada ja mitte võtta sõna-sõnalt, et see on minu meelest üks kõige võimsamaid, põnevamaid tekste, mis üleüldse on, mille kaudu tuleb julgus olla. Jään ma ikkagi nagu selle juurde, julgus elada ja julgus olla. Minu kord, et piiblil ei saa midagi vastu panna, aga natukene, kui olles tegelenud Eesti rahvaluule uurimisega, rahvapärimusega, rahvaluule tähendab natukene vist midagi muud, kuigi nad mõlemad on pärimus tegelikult, aga nii-öelda proosalise pärimusega ja siis ikkagi jõuad mingil hetkel ka välja sinna ärkamisaega ja siis tekib selline küsimus, et miks mõnel rahval nagu tekib selline sõltumata isegi tema suurusest niisugune omakeelne kultuur ja miks mõnel teisel ei teki. Ja see küsimus nagu ei vaevanud otseselt mind, aga see oli nagu selline huvitav minu jaoks ka näiteks selles kontekstis, et on ju mitmed eestlastest palju suuremad rahvad on kadunud, hääbunud või siis elavad niimoodi, et selleks rahvaks olemine on nagu etnograafiline harrastus, aga mitte nii-öelda, ta ei ole nagu siis selline ma ei taha kedagi nimetada, see läheks nagu väga ülbeks ja halvustavaks, aga ta põhimõtteliselt niimoodi on, et kõikides keeltes kõrgkultuuri või niisugust oma rahvuskultuuri kaasaegses tähenduses koos teaduse kõigega ei eksisteeri. Ja miks see nii on? Et kust kohast see tuleb? Et miks mõnel rahval tekib selline hetk, kus kõik see hakkab kuidagi moodi arenema ja teistel, et ühed kolivad linna, jäävad edasi samaks rahvaks, teised kolivad linna, kaotavad oma rahvuse. Ja Eesti ajaloos on ju paar korda olnud need üsna kriitilised hetked, kus on nagu rahvand on väga, väga väike ja on nagu niisugune väljasuuremisoht on võib-olla nagu liialdus, aga ikkagi nagu hääbumisoht kohe kindlasti olemas olnud. Ja siis rahvusliku ärkamise aeg on ju selles mõttes niisugune võtmeküsimus. Ja kuidas ta tekib, miks ta tekib ja selle tõttu me kahjuks ka natukene elame mingites klišeedes, mida on meile toodetud kooliharidusega. Ja selles mõttes, et hakata nendest klišeedest nagu läbi nägema ja natukene kriitiliselt mõtlema on väga oluline, kui sa tahad aru saada, mis tegelikult toimus. Ja selle tõttu mind väga palju on just nagu huvitanud, fotod on ühed niisugused asjad, mida ma soovitaks ka, nüüd on digitaliseeritud hästi palju, vaadake, millised nägid välja eestlased fotodel 1850-ndatel. Ma väidan, nad pole üldse meie sarnased. Et välimuse ja olemise ja olemuse mõttes, isegi vaadake pääsukese pilte
kui erinevad inimesed on nad nagu võrreldes tänapäevasega. See paneb nagu mõtlema. Ja Mart Laar on kirjutanud ühe raamatu Äratajad. Ja Mart Laar on tegelikult on silmapaistev ajaloolane, kuigi ta on kirjutanud ka, ta on võib-olla natuke liiga palju kirjutanud, ütleme niimoodi kohati. Aga see, näiteks ma töötasin mõnda aega tema juures, kui ta oli peaminister teist korda ja enne kui ta oli sunnitud ametist lahkuma või otsustas lahkuda. Ja ka siis ta suutis meid üllatada, minu arust ta tegi hommikust õhtuni tööd ja siis tuli ühel päeval ja ütles, et ma kirjutasin vahepeal ühe raamatu. Et metsavendadest ja mis ta seal parasjagu kirjutas jälle. Ja siis kõik olid nagu ikkagi nagu suhteliselt pahviks löödud. Aga see on nüüd üks tõsine teos, mis ta on teinud ja see on tema doktoritöö. Tema juhend oli Ea Jansen, kes teab, on ka Ea Jansen on kirjutanud rahvuslikust ärkamisest väga fundamentaalseid käsitlusi, kuigi nad ei ole Eestis ülemäära tuntud. Nad on ka jäänud kuidagi nagu varju ja ma ikkagi pean temast nagu erakordset lugu, aga Mart on käsitlenud siin ühte seda teemat, mis on väga oluline, et üldiselt me vaatame rahvusliku ärkamise aega kui nagu seal Janseni elu ja Hurda elu nüüd tänapäeval ka rohkem ja Kreutzwaldi kedagi niisugust tippe ja siis vaatame seda Eesti Kirjameeste Seltsi ja Eesti Põllumeeste Seltsi ja niisugused suuri Aleksandri kooli liikumist ja mingid niisugused asju, aga me ei tea, mis seal kohapeal toimus tegelikult ja kes seda kandsid. Ja vaadake, teil on ka tõenäoliselt jäänud selline ettekujutus, et suur osa ärkamisaja nii-öelda kandjatest olid taluperemehed. Aga Mart Laar näitab, et enamus sellest toimus siiski linnades, mis toimus. Tähendab sellisest aktiivsest liikumisest, raha kogumisest ja kõigest. Ja linna käsitöölised, need, mida tollal kutsuti antvärgid, eks ju, linna niisugune keskihid ja olid tegelikult need, kes ikkagi seda aktiivsust nagu põhiliselt taluperemehed ka väga olulised. Ma ei taha öelda, et nad ei olnud tähtsad. Aga mingid niisugused huvitavad hoopis teised vaatenurgad tekivad, kui seda raamatut lugeda. Nii et selles mõttes ka soovitan. Hästi, Mart kirjutab ka väga hästi muidugi. Nüüd on küll, ma näen su raamatut Tsivilisatsioonide kokkupõrge, kui ma tulen nüüd Mart Laarist, eks ole, selle raamatu juurde, siis peaaegu Tsivilisatsioonide kokkupõrge Põmaki, tema pühadus Dalai Lama ja peapiiskop Desmond Tutu. Raamat rõõmust. Kui sa ütlesid, et see on tõsine raamat, see on väga rõõmus raamat. See on nii võimas ja rõõmus raamat. Ma arvan, et see on üks mu kõige alla joonitumaid raamatuid piibli kõrval üleüldse. Imeline, võib-olla olete filmi ka näinud. Niivõrd võrratu, kuidas kahest erinevast religioonist mehed on nii samal lainel, nii teineteist täiendavalt dialoogis. See on minu jaoks nagu see minu usu essents, võib-olla siin see raamat rõõmust siin, eks ole. Mul on üks öökapi raamat veel lõpuks. Räägi sa tsivilisatsioonide ma lõpetan teie piinamise siis selle tsivilisatsioonide kokkupõrkega ja tegelikult ainult ühel põhjusel. Et kui selle raamatuni ma jõudsin ka tegelikult riigiametnikuna töötades rohkem, sest minu niisugune üks mind väga päris palju mõjutanud nagu ülemus, siis tuleb öelda, et Toomas Hendrik Ilves oli inimene, kes tundis Samuel Huntingtoni isiklikult ja tõi ta ka Eestisse ühe korra vähemalt siia loengut pidamas. Ta suri 2000 alguses kuskil, aga kuskil seal 90ndate teisel poolel ta on ikkagi korra Eestis käinud. Aga ma ei taha seda raamatut ümber jutustada ega midagi siin lähemalt rääkida, aga minu ainukene soovitus teil on see, et kui te tahate näha niisugust 20. sajandil kirjutatud kirjeldust 21. sajandi kohta, mis enam-vähem on osutunud tõele lähedaseks, ütleme niimoodi. Ta ei ennusta ette sündmusi nagu mingi pime ennustaja kuskil, vaid ta kirjeldab protsesse ja on suutnud tabada neid protsessi nagu põhiolemust, mis 20. sajandi teisel poolel olid nähtavad ja ta väidab, et see, mis võimendub, see on tõesti võimendunud. Ja siis on võimalik tegelikult saada aimu natukene võib-olla, et mis meid üldiselt või milleks tuleb valmis olla, ütleme niimoodi, või milleks tasub valmistuda. Nii et sellega mina omalt poolt lõpetan praegu. Ja ma arvan, et ma suudan ikka kohutavalt ebatõsisena mõjuda siin selles seltskonnas. Kui ma nüüd oma viimase raamatuga lagedale tulen, toon tellegeni, kõik on olemas.
noh, vaata, see maailm on nagu ta on meie ümber ja mu töö on ka niisugune, et noh, ei ole kõige roosilisemad hetked inimeste eludes sageli, kui nad minu juurde jõuavad. Aga mu jaoks on rõõm ääretult oluline ja mõnikord mul on endal nagu nii täbar olla ja see on minu öökapiraamat ja selle puhul on hästi oluline ka see, Regina Lukk Toompere illustreeritud Võrratu. Ma pean rääkima selle raamatu loo ka, kuidas ta minuni jõudis. Ma olen nii tänulik. Ma olin kunagi Tartus kirikuõpetaja, päris noore kirikuõpetajana, mis ma siis olin aasta, siis oli äkki 2000 kuni 2003 või 4 aastat. Ja siis läksin ära sinna Põhja-Eestisse ja aastad läksid ja siis tuleb mulle postipakk ja see oli aasta 2018. Ja minu kunagine Tartu Pauluse koguduses olnud leerilaps Vahur Aabrams, kes selle raamatu tõlkis, arvas 15 aastat hiljem, meil polnud 15 aastat mitte ühte kontakti olnud, et Annika Laats on see, kellel seda raamatut vaja on. Lihtsalt lambist saatis mulle, ta on palju tõlkinud, ta on väga tõsiseid asju tõlkinud, ju siis minust on kaugele näha, et mul kulub midagi niisugust ära. Ja see on mu üks lemmikraamatuid oma rõõmu ja kerguse ja helgusega ja mul on tõesti, ta on öökapiraamat, et kui mul ikka nagu juhe üpris koos on, siis ma võtan ja lihtsalt loen siit ühe loo oravast ja põdrast ja mingist satikatest ja kaelkirjakust. Ja teate, sellega on tegelikult niimoodi, et ma nüüd ennast päris ajulagedane näite. Te teate seda, et parimad lasteraamatud on sellised, mille puhul sa täpselt ei saagi aru, kas see on lasteraamat või täiskasvanu raamat. Võtta Alice imedemaal või midagi muud, eks ju. Et parimad on niisugused, mida laps kuuleb ühtemoodi ja sina täiskasvanuna teistmoodi ja võib-olla kui ma olen 80 aastat vana, siis ma loen seda jälle 3. moodi. Igatahes kõik on olemas. Siiras soovitus, rõõmsat õhtut teile.